oskan öelda. See on Mercedes. V213 2017 aasta Mercedes E-klass universaalkerega, mis siis kohe jääb eest silma esimese muutusena. Alates V212 faceliftist viidi E-klassile omased 2 erinevat esituld ühe klaasi alla. Ka siin on need ühe klaasi all ning tänu sellele on siis saavutatud uus väga hea aerodünaamilisus. Õhutakistuskoefitsient on 0,23, mis on siis oma klassi parim. Nina siis vaadates kindlasti jäävad silma aerodünaamilised kumerused igal pool. Igale tahavaatepeeglile tuletab meelde, et selja taga seisab kõva äriklassi auto sul oma suure Mersu märgiga ja aerodünaamilisest siis rääkides see võimas tuulepoolitaja siin all ehk siis väljamaa keeles splitter. Suunatuled kindlasti peegli küljes on väga Mersule omased. Lisaks on näha ümber aknaraamide Avantgarde varustuspaketis olevaid kroomliiste, samuti on need ka siis katuseraamidel ja ka ees- ja tagaautol. 17-tolline velg ja tagatuled, need on väga ilusad, nii valges kui pimedas. Tagatule sees on kristalli imitatsioon ja see annab ilusat efekti juurde. Auto tagaotsa siia serva alla vaadates siis näeme siin ilusad summuti otsad, aga paraku need on võltsingud. Siin on plastik ees ja õige toru on kuskil siin auto all suunaga maa poole. Väikse lisaraha eest, kui maksate siin juurde, et AMG mudeli võtate, siis saate siia juba päris summuti otsad taha. Ilmaga meil täna vedanud ei ole, see on üsna nige lanks. Läheme võtame ühe sooja kohvi selle peale ja vaatame autosalongi ka seest üle. Mercedes E-klass on siis, seest on tegelikult, sa tunned kohe, et see on ikkagi kõrgema klassi auto. Ees on siis analoog näidikud ära vahetatud. Nende asemel on siis 2 suurt ekraani ja nende peale saab siis kuvada kogu info. Alates siis navigatsioonist, kiiruseni ja kütusekuluni, raadio, kõik mida hing ihaldab. Auto ise muidu vaikne on linnakiirustel muidugi ja suhteliselt pehme, aga rehvimüra siiski natukene on kuulda sisse salongi. Kõikidel 4 istmel või 5 istet on kokku siin. 4 istmel on istmesoojendused ka olemas kõik. 3-astmelised istmesoojendused, et ei ole ainult lihtsalt, et on soe või külm, vaid on 3 erinevat astet siin. Helisüsteem on väga kvaliteetne, ruumiline heli, kõlarit, kõik jutud. Lihtsam vend, kes on tulnud siit mingi odavam otsa auto pealt nagu mina üldiselt, et sõidan mingisuguste mitte nüüd just kõige luksuslikumate autodega, siis üsna palju on siin asju siukseid, mida ei oska isegi kohe kasutada. Liiga palju nuppe, tulesi, vilesi. Et auto sõidab nagu auto ikka, 4 ratast rool. Natukene mugavam ja vaiksem on. Lisavalikuid on palju. Mootorist siis sellel autol on diiselmootor, entry-level diiselmootor, 2-liitrine peaks olema. Kilovatte ka mingi 140 või midagi sellist. Üsna noobedalt läheb edasi, kütusekulu on suhteliselt ökonoomne, 5,7, 5,8 kütusekulu, et päris tegelikult ökonoomne. Et salongi pole seda diislimüra nagu väga kuulda ka, aga väljast on ikka traktor nagu diisel. Hea auto on, midagi halba öelda ei ole. 4 korda L-aknad on olemas, elektrilised istmed, topsihoidjad, korralikud topsihoidjad ees ja taga. Ja mis mulle selle auto puhul meeldib, E-klass on alati olnud oma ruumikuselt väga võimas, et ees istub 192 cm pikk inimene, siis taga ei ole ka mingit probleemi panna suur inimene istuma ja jalaruumi mõnusalt. Pagass on üsna suur, 695 liitrit on pagasiruumi maht. Siin on väga palju asju.
ja kui veel istmed alla lasta, siis võid sinna terve poodi endale teha. Mulle väga meeldib ka kõik see tehnoloogiline pool, mis siin autol on. Rooli pealt on sellised mõnusad, sellised puutepadjakesed, kus pealt saad reguleerida kõiki oma neid ekraane. Käetugi ees, mõnus, mugav, õigel kõrgusel. Istme kõrgust saab reguleerida. Küljepeeglid on üsna suured. Autol on siis võimalik lisavarustuse eest ka eessõitjaga distantsi jälgib püsikiiruse hoidja osta, mida mina kindlasti soovitaksin, sest et püsikiiruse hoidja nagu eeldad, et oleks standard tänapäeval juba. Aga minu jaoks on distants hoidja, püsikiiruse hoidja üks kindel asi, mis autol võiks olla, sellepärast et maantee peal on neid vendasi küll, kes ikka sõidavad nii, et kord on 90, kord on 85 ja siis on 92. Sisu väga ilus, väga mõnus. Istmed on mõnusad, hoiavad hästi kinni. Külgpadjad on pehmed, ilusad, heledad nahksisu istmed. Ja ka tagaistmed on väga mugavad. Kõike saab siin muuta. Tahad panna auto siin Sport Plussi peale, siis on kohe natukene väledam. Praegu jäime siin natukene ummikusse. Siin on täpselt õige aeg mõelda natuke elu üle järgi. Vaadata seda autot, nimetada seda elu. Oota, siis. Kojamehed teevad väga head tööd, puhastavad ilusasti ühtlaselt ja lisaks muidugi, kui tahate klaasi pesta, siis siin ei ole need tulejoad ei lase peale, vaid lasevad siuksed ilusasti pihustavad peale. Minul siis oli mõnda aega tagasi oli siis 17 aastat vanem E-klass, siis 2000 aasta oma E-klass. Ja kui võrrelda nüüd, siis tegelikult on üldiselt ka uutes E-klassides üritatud kanda edasi seda E-klassi siukest luksuslikku tunnet ja tegelikult on väga hea auto, et just näiteks need uste ja armatuuride kokkujooksud, et kõik on siuke üks ühtlane joon, et sujuvalt jooksavad üksteisega kokku. Autol on siis automaatkast, teeb väga head tööd. Käiguvahetusi ei tunne, sujuv. Väidetavalt on 9 käiku. Kõrva järgi ma neid ära ei ole lugenud. Mis mulle veel meeldivad on armatuuris on ilusad need ventilatsiooniavad, et need on niisugused lahedad näevad välja. Mis ma selle auto kohta oskan öelda on see, et siuke keskmisele papsile sobib see auto väga hästi, et see ruumikas, et terve pere ära mahutada, loomi vedada, mida iganes, käia pühapäeviti või laupäeviti poes nädala toiduvaru ostmas. Ta on väga mugav ja ökonoomne ja see on Mersu, see on ikkagi hea auto. Kuna väljas on nüüd parajalt pimedaks läinud, siis ma arvan, et oleks õige aeg rääkida ka valgustusest, nii sisemisest kui välimisest. Mercedes autod on alati olnud esituledega ja valgustusega väga heal tasemel. Alati on tee väga hästi valgustatud, väga hea toon on esituledel, eriti uutel just. Seest valgustusest siis võib nii palju öelda, et sees on jätkatud seda sama liini, mis tagatuledega oli, ehk siis on üritatud natukene seda kristalli imitatsiooni sisse tuua, et sees siis laevalgustused on siuke kristalljasliku imitatsiooniga ning lisaks on sees ka väga ilus atmosfääri valgustus, mis jookseb igalt poolt armatuuri ja uste ja keskkonsooli vahelt läbi. Seda annab siis seadistada ligi 60 eri toonis vastavalt enda silmale. Aga kokkuvõtteks siis see auto on pisut rohkem kui ikka 4 ratast ja rool. Pluss siis ees iluvõre peal veel üks suur ratas. See on Mercedes.